tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Täna teeme siis sellist ladumist nagu partnerite mõtted, tunded ja käitumine. Mõelge palun siis kõigepealt oma partneri peale. Öelge mõttes tema nimi. Nii, nüüd mõelge iseenda peale. Nii, kõigepealt vaatame, mida see mees teist praegu mõtleb. Midagi on teiega seoses teda šokeerinud, üllatanud. Vaata, mis asi see on. Ta on mõtetes nagu täiesti šokis, on ju. Mis asi see on, mis teda nii šokeeris? Mingisugune ausus, tõde, mida te talle ütlesite. See oli siuke jõuline, tugev, positiivne väljaütlemine. Võib-olla tahtsite peret. Võib-olla väljendasid partnerile oma tugevat armastust, oma tugevaid tundeid tema vastu, on ju. Et siin oleneb kellel, kuidas on, et kes ei ole koos, kes juba elavad koos kaua. Aga siin on mingisugune aus ülestunnistus ilmselt või midagi ausalt olete öelnud mehele. Et aga see on siuke positiivne asi, siukene on ju, rõõmus. Ja mees on nagu tõesti šokis sellest, on ju. Mida ta südames tunneb? Siin ei ole nagu emotsioone, see on pigem, et ta nagu võib-olla näeb teiega koos edasi minekut või. Aga välja näitab, et tahab eemale minna. Huvitav, miks? Miks ta näitab, et ta nagu eemaldub teist? Et kas ta on nagu, kas teie, see, mis te ütlesite, kas see teda ehmatas ja siis ta nagu näitab praegu, et ta nagu läheb teist eemale? Mis see suhe talle praegu ei ole? Sauade baas. Tema näeb, ja kusjuures ta näeb seda suhet, karikate neljanda, ta näeb seda suhet, et siin midagi tohutut teda kurvastab. Ta ilmselt, see ei ole see suhe, kus ta midagi saaks nagu teha, mingid oma käitumisi teha, teie suhtes on ju. Pigem ta näeb, et see tohutult kurvastab praegu teda. Ma ei saa aru, miks. Aga teie ka näitate või vähemalt mõtlete, et ilmselt selle peale, mis ma talle ütlesin, on ju, läheb ta kindlasti minema. Et raudselt läheb minema, et ega ta minu juurde ei jää, on ju. Et südames te armastate seda meest väga. Ja välja näitate ka, et mina tunnen, et sa oled minu elus ikkagi kõrgemalt poolt määratud inimene. Ja mina tahaksin muidugi sinuga ka abielluda, kui see võimalik on. Äkki siin oli veel see asi, et te elate juba koos, aga te tahtsite võib-olla äkki temaga nagu abielluda. Ametlikult nagu pere olla. Vot see võis ka veel mehe ära ilmutada. Aga ma räägin, siin oleneb täiesti, et kas te elate juba koos või lihtsalt olete tuttavad aeg-ajalt, saate kokku. Siin kõik oleneb sellest kontekstist ka. Igal ühel on muidugi oma, on ju. Võib-olla mõnele see ladumine siin üldse ei sobi. Ja mis see suhe teil ei ole? Te ei saa nagu aktiivselt temaga suhelda kui naine, kes on kirglik, kes on seksuaalne, te ei saa seda teha. Nii nagu tema näitab, ta ei saa nagu sauade poiss olla, ta ei saa olla ka kirglik, on ju. Et see ei ole vist ilmselt see suhe praegu, et kus saaks üldse nagu füüsilist kontakti pidada või ma ei saagi aru. Ja teie nagu mõtlete, et ta lähebki ära maailma, et ta ei jää teie juurde, vaid lähebki ära kuskile maailma siis. Südames on nagu teie vahel siuke kirg olemas, sauade rüütel. Et praegu on teie vahel olemas, mis saab tulevikus?
millegipärast rõhk asetatakse mehele, sest mees väga hoolib teist. Te olete talle meeldiv inimene, ta armastab teid, aga ilmselt siis oleneb mehest, mis saab teievahelisest suhtest. ma räägin, et ma ei tea, mis kontekstis see kõik see on. Sest teie väljendate kohe kindlalt oma armastust ja oma meeldimist talle. Aga tema on kuidagi natuke kas segaduses või hirmunud või et justkui nagu põgeneb, jah. Huvitav. Mida tahavad kõrgemad jõud öelda selle suhte kohta, ma saaks küsida. Öeldakse, et ei tasu muretseda, et praegu on selline, kus te võib-olla üksteist ei mõista, võib-olla isegi korraks kaugenete. Tegelikult näitab tulevikus kõik läheb hästi, päike ja siin isegi teie soovid täituvad. Nii et ma loodan, et see, mis praegu siin nüüd tuli, mida te sellele mehele ütlesite, et see on võib-olla siuke ajutine lahkumine, kui mingi ajutine paus, sest tulevikus siiski näitab, et te peaksite ikkagi koos lõpuks olema või koos elama või kuidas te seda kokku lepite. Paki all on ka saatana kaart, et te olete ikkagi kuidagi nii tugevalt üksteisega seotud, et teil on nagu raske juba seda ahelat üksteise vahel nagu lahti murda. Te olete päris tugevalt üksteisega seotud, ju siis see meeldimine üksteisega nii tugev või seob teid siis veel midagi, eks ole. Räägin siin kõik oleneb kontekstist. Ma tänan teid, kallid, pange like, kirjutage mingi kommentaar, kui soovite. Uued tulijad vajutage tellinuppu, see on tasuta, vajutage ka musta kellukest, siis edaspidi tulevad alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.